Heippa hei, mina, Nurmiko Jaak, jälle siin. Tuletan teile meelde, et kui te tahate juulikuus süüa tomateid, siis peate maikuus tomatitaimed istutama kasvuhoonesse. Kui te tahate maikuus istutada taimed kasvuhoonesse, peate nüüd märtsikuus külvama. Ja nagu me teame, siis kordamine on tarkuse ema ja ma korra näitan teile uuesti üle, kuidas see külvamine käib. No näete, minul on siin siuke mõnus poekorv ja see on hästi sõreline mõnus. Nii, võtan käärid, teen siia külviturba kotile väikse sellise lõike. Nii. Ja kallan siia kasti ühe portsu turvast. 30-liitrine kott, et seda annab tõsta. Hopsti! Ja nüüd käib see asi niimoodi. Nii. Sõelume turba ära. Ja näete, siia põhja jäi päris palju sellist jämedaid tükke. Neid meil ei ole vaja, sest see segab meil istutamist. Nii, turvas on sõelutud. Võtame siit kühvliga seda mõnusat turvast. Ime ilus, peenikene ja külvamiseks ideaalne. Ajame selle laiali. Tekitame ühtlase tasase pinna. Ja õrnalt patsutame siledaks. Seemned vajavad idanemiseks niiskust. Teeme ka väikse duši siia, laseme selle aluspinna kergelt märjaks. Ja võtame aedniku pükste taskust Eesti parima tomatisordi seemnete paki ja parim jõgevaaretatud sort on Malle. Ja nüüd me siis teeme selle külvi. Mina külvan otse siit kotist, ma olen seda juba harjutanud ja siukene kerge õre külv. Nii ühtlaselt. Ja üldiselt sellisesse minu kasti mahub 1 gramm ehk umbes 200 seemet. Siin on näha, ma olen eelnevalt ka külvanud, et mul on sellised vahed vahel. Mõnes kastis on 2 sorti, mõnes kastis on 3 sorti. Vastavalt siis sellele, kui palju ma taimi tahan ja mis sort, kui populaarne on. Üleüldiselt Nurmiko aiandipoodi tuleb üle 20 sordi müüki ja kõikidel sortidel on esimene külvamine tehtud. Nii, nüüd meil on seeme külvatud, mõnusalt märjal pinnasel ja siis kergelt katame selle sama turbaga, selline pool sentimeetrit. Põhiline, et korra oleks nagu seeme kaetud, et ta jääb siia alla. Nii, natukene silume ja jälle patsutame mõnusalt kinni. Nüüd seeme on 2 turbakivi vahel, alumise kihi me kassime märjaks ja nüüd kastame ka pealmise kihi märjaks. Nii, ja nüüd on seemnel ideaalsed tingimused. Pärast seda, kui külvid on tehtud, on märjaks kastetud, me katame külvikastid kas siis sellise pleksiga, mul on siuksed plekstahvlid, või siis kilega ja jäävad siia alla idanema. Nad tahavad saada selline 22 kuni 28 kraadi, oleneb kuidas on, soe, niiske. Ja umbes nädala pärast, 10 päeva pärast hakkavad tulema väiksed idud. Ja vahepeal ma piserdan ja kastan ja kui ma näen, ma piilun siia alla, vaatan, kui on väiksed niidiksed mulla alt välja ilmunud, siis ma võtan kohe katte pealt ära. Ja umbes 2 nädala pärast on siis seemned tärganud. Järgmise 2 nädala jooksul tekivad pärislehed, tuleb idulehtede vahel esimene pärisleht ja umbes kuu aja pärast
hakkab potistamine. Siis võetakse siit see väike taim ja läheb lillepotti. Nagu siin eeski on näha roospegooni umbes samasugust potti ja seal potis on ta veel 4 nädalat ja mai algul on siis ilus istutamiseks sobiv tomatitaim valmis. Head külvamist!